Tere kõigile! Mina olen Arvo Sarapuu PCS Iterast. Olen BI arendaja konsultant siin olnud 3,5 aastat ja täna räägiks siis Power BI ennustamise võimalustest ja sellest, kuidas see tööriist aitaks meid andmeid analüüsida ning tulevasi trende ennustada. Power BI ei ole lihtsalt tööriist andmete visualiseerimiseks, vaid ka võimas analüüsivahend, mis kasutab statistilisi mudeleid, et teha mõnevõrra täpseid prognoose. Power BI ennustamine või prognoos on funktsioon, mis aitab meil prognoosida andmete tulevasi trende, lähtudes ajaloolistest andmetest. See töötab kasutades statistilisi mudeleid, et teha tulevikuprognoosi, mis põhinevad siis aegridadest põhiliselt ja siis nendest minevikus tekkinud trendidest. On olemas sisseehitatud meetodid Power BI's kui ka keerukamaid prognoosimudeleid ja need ühilduvad hästi Power BI-ga ja täna vaatame neid erinevaid võimalusi siis rakendada. Prognoosimine on oluline, kuna see annab ettevõttele organisatsioonidele võimaluse ennustada tulevasi sündmusi ja teha otsuseid andmete põhjal, mis mitte oletuste või intuitsiooni järgi. See võimaldab tuleviku planeerimist ja strateegiat, ressursside optimeerimist, riskide vähendamist ja tõhustada operatiivset täpsust. Nüüd Power BI ennustuse tööriistad ja funktsioonid. Ennustamise täpsus sõltub suuresti sellest, kui hästi oleme andmed ette valmistanud. Power BI pakub erinevaid tööriistu nagu Power Query, mis aitab andmeid puhastada ja vormindada. Näiteks võib see sisaldada andmete eemaldamist, puuduvate väärtuste täiendamist ja vigaste andmete parandamist. Samuti on oluline andmete struktureerimine, et need sobiksid ennustusmudelitele. Power BI endal on sisse ehitatud selline funktsioon, mis võimaldab kasutajal kiiresti luua ennustusi ajareal põhinevatele andmete põhjal. Ennustusjoomi saab lisada mis tahes ajaga seotud visualiseerimisele nagu joon või veergraafikud. Power BI kasutab ajaridu ja statistilisi mudeleid, et ennustada väärtusi. Näiteks kuidas müük võib areneda, kuidas aktsia-hind võiks näiteks käituda. On erinevaid mudeleid veelgi, et Power BI-sse saab ka integreerida R või Python skripte keerukamate prognoosimudelite loomiseks, millest tuntumad mudeleid on näiteks Harima, mis on siis autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine ja Sarima, mis lisab juurde veel hooajalisuse, saavutamaks täpsemaid tulemusi. Kuid massiliste numbrite arvutamiseks võib olla see liialt keeruline mudel. Vaatame ka liikuva keskmise põhjal tehtud arvutusi, mis on ehk parem, kui on meil väga vähe andmeid või siis on väga palju erinevaid dimensiooniväärtusi. Power BI's on üks peamiseid eeliseid võime andmeid visuaalselt esitleda ja need oleksid kergesti mõistetavad. Prognoosi tegemisel lisatakse sageli tulemusi on graafikule, et visualiseerida, kuidas andmed võivad tulevikus areneda. Samuti on hea, kuna R ja Pythoni puhul nendel mudelitel oma kasutuskeskkonnas puudub visualiseeriv osa või otseselt ei puudu, aga on väga kehv. Mida me saame veel edasi täiendada, on kaasata ka masinõpet. Et kuidas me saaksime võimalikult täid ennustusi, oleks siis, et kui me parandame andmekvaliteeti. Et ongi ennustuse täpsus sõltub andmete kvaliteedist, kasutatud mudelitest ja analüüsi keerukusest. Ennustuse täpsuse parandamiseks peaksime jälgima, et andmed oleksid järjepidevad, et meil ei tekiks lünki. Ehk siis, kui me tahame 12 kuu vältel prognoosida andmeid, et meil oleks ka jaanuarist detsembrini ilusti vähemalt paar aastat andmed olemas. Ja suureks eeliseks on see, et kui meil oleks võimalikult palju andmeid, et täpselt ennustuste saamiseks on oluline, et Power BI saaks analüüsida suurt hulka ajaloolisi andmeid. Mida rohkem andmeid on, seda parem võimalus tuvastada mustreid ja teha usaldusväärsemaid prognoose. Siis, kui me hakkamegi võtma kasutusele siin R ja Python skripte, mis võimaldavad kasutada täiendavaid statistilisi ja masinõppemudeleid, need valikud pakuvad teha täpsemaid analüüse ja keerukamaid mudeleid. Kui Power BI sisseehitatud funktsioonid ei ole piisavad, siis saab kasutada neid skripte keerukamate masinõppe algoritmide jaoks, näiteks klastrite analüüs või neuraalvõrgud või regressioonid,
panna siis meie prognoosi nii-öelda õppima, kui me hakkame võrdlema siis tema tehtud prognoosi järgmise kuu, siis tuleb meil reaalsed tulemused välja, et ta siis näeb, palju ta mõõda pani, kus ta eksis, mille põhjal ta eksis, et ta hakkaks ise õppima sellelt. Kus neid kasutatakse enamasti? Meie kliendid kasutavad erinevateks valdkondadeks, et klassikaline on müügi prognoosimine. Müügi ennustamine aitab ettevõttel prognoosida tulevase perioodi müügimahte, tuvastada hooajalisi kõikumisi ja teha teadlikke strateegilisi otsuseid. Ladude planeerimine on oluline, et hoida varud optimiseeritud, vältides üleliigset toodete ladustamist või vastupidi laost väljamüümist. Power BI abil saab prognoosida, millal ja kui palju kaupa tuleks juurde tellida, et rahuldada tulevase nõudluse vajadusi. Samuti Power BI võib aidata ühistada ostu- ja müügitellimusi, analüüsides, kuidas need vastavalt prognoositud müügile ja nõudlusele käituvad. See aitab tuvastada võimalikke ebakõlasid ja teha õigeaegseid otsuseid, vältida liigseid kulusid või puudusi. Samuti on Power BI-l oluline roll eelarvete koostamisel, kuna see võimaldab tuua erinevaid andmed ühte kohta ja luua täpselt rahanduse prognoosid. Eelarve koostamine Power BI-s on üsnagi lihtne, kuna see aitab ühendada ajaloolised andmed ja muud organisatsioonis olevad ressursid. Ja lähmegi vaatame siis mõned näited, kuidas meil on võimalik siis prognoose kasutada. Ees on mul siis üks Power BI aruanne, mis ma olen siin ette valmistanud. Saame kasutada, teemegi läbi, et kui keegi veel ei teadnud, siis juba mõnda aega on Power BI versioonide uuendusega kaasa tulnud forecast võimalus, mis asub siis võttes siis mingisugune ajajoon, saab siin minna analüüsi vaatesse ja siin on olemas niisugune asi nagu forecast. Ja hästi lihtne ongi see, et ta on üks nupp põhimõtteliselt, millega te saate juba kätte oma esialgse forecasti. Et kui mul on siin praegu müügiandmed läbi ajaloo, kui ma olen pannud oma X-teljele ajatelje ja mõõdiku siis juurde, mis siis arvutab minu käivet, siis piisabki, kui ma lähen ainult siia paani, panen juurde forecasti ja ma saan mingisuguse tulemuse kätte. Täpsus saab siin ka muuta mingil määral, kui me valime siin punkti tasemel, saame ajaperioode muuta, võtame siin näiteks kuud hoopis ja paneme siin 12 kuud, siis ta kohe pikendab seda perioodi ja ma näen nüüd 12 kuu. Samuti saame valida, et kui ta jätaks mingisugused kuud eelnevalt vahele, aidata kaasa tal mõelda hooajalisust ja ka usaldusväärsuse protsenti. See muidugi muudab vist ainult seda, et ta seda ülemist ja alumist nii-öelda piirjoont siis kas siis suurendab või vähendab, et otsest seda keskset tulemust ei muuda. Nii, tagasi 95 peale, mis siis statistikas kõige enamasti kasutatakse 95% tõenäosusega. Töötab see siis erinevate dimensioonide lõikes, kui ongi näha, et kui meil on nüüd siin näiteks kahte klienditüüpi, ärikliendid, erakliendid, aga äriklientide puhul on meil andmeid, võib-olla meil on vähem andmeid, siis paistab Power BI enda prognoos ei oskagi usaldusväärset tulemust anda ja ta annab ainult ühe keskse nii-öelda väärtuse ega taha nagu rohkem avaldada. See piir otseselt ei ole ei ole nüüd otseselt seotud andmemahuga, aga kas ta leiab sealt mingisugust trendi või hooajalisust. Et paljude andmete puhul või niisuguse massandmete puhul enamasti ta töötab, kuid kui minna mingisugusesse detailsusesse lähemale, siis me võime saada tulemuse, mis ei aita meid. Küll aga äärmiselt lihtne on teda rakendada ja saab ka kiiresti mingisuguse tulemuse kätte.
Võrdluseks tooksin Airforecasti. See on nüüd siis ehitatud üles Airscriptide läbi, kasutades Harimaa mudelit ja see võtab siis aegread, ajaloolised andmed, otsib nende ekstreempunktid üles, levinumad punktid üles, trendid, OS-ed, liikuvad keskmised ja kombineerib need kõik kokku ja arvutab need läbi tuhandeid kordi, et siis sealt välja noppida nii-öelda tema jaoks siis 95% tõenäosusega tulemus. Ja selle eelis on siis ka see, et tema suudab ka siis ennustada ka või anda vähemalt kõige tõenäolisemat stsenaariumi nende andmete puhul, mille puhul Power BI enda forecast võimekus ei võimalda. See on muidugi natuke keerulisem arvutusmeetod ja me peame iga dimensiooni kombinatsiooni kohta eraldi arvutusmudeli ehitama põhimõtteliselt, mis hakkab iga kord, kui me siis värskendame andmed, et ta siis võtab need arvesse, kalkuleerib need kõik tuhandeid kordi läbi ja siis annab sealt oma kõige tõenäolisema tulemuse. Kuid kui me paneme automaatlaadimise peale, siis need kõik nihkuvad ühe kuu võrra edasi ja kõik värskendab uuesti. Perioode saab ka alati muidugi teisi kasutada kui kuid, aga üleüldiselt on, kõik sõltub nii-öelda sellest ärimudelist endast, et kui teil on hooaeg üldiselt samal ajal, et siis 12 kuud on hea periood, kus leida need hooajalisus üles, kui on väga kindlad kampaaniad, mis toivad kvartaalselt, võib-olla oleks mõistlikum kvartaalse puhul vaadata neid tulemusi. Siis me võime ka vaadata, et kui nüüd forecasti järgi kõrvuti panna, et mis siis tulemused erinevad, et on küllaltki suuri vahesid siin, mis võivad ulatuda kuni 10%-listeks. Ja sellistel juhtudel, vähemalt meie kliendid ei oleks rahul, kui meie prognoos eksiks 10% võrra. Selliste nii täpsete numbrite või nii suurte numbrite puhul nagu on vähemalt sellised üldkäivad. Küll aga on muidugi arusaadav, et see on viimane kuu põhimõtteliselt, kui me peaksime ette ennustama, et 12 kuud ette, kui me tavaliselt ennustame, et ei tasu tõe pähe võtta nii väga seda viimast kuud, mida ta prognoosib, aga peaks nagu järk-järgult edasi minema. Nii, siis sellega samuti saame siis ka siin näiteks Airforecasti puhul hakata salvestama oma varasemaid tulemusi. Et kui eelmine kuu ta ennustas siia, me salvestame selle maha, me hakkame sellest trendijoont pidama ja siis saame ka lisainfot ja sisendit endale, kuidas mudelit paremaks teha. Samamoodi siis vajadusel ka, kui on soovi, saame minna isegi masinaõppel kallale, et panna siis mudeleid ise ennast treenima. See on muidugi päris suur kogutöö. Siis on meil veel võimalusi kasutada prognoosimudeleid. Üks variant on siin näha, kus meil ongi, siis on meil prognoos järgmised kuud ette ja me võtame nüüd juba, kombineerime siin, võtame Business Centralist näiteks juurde ka ostu- ja müügitellimused ja kaubavarud ja siis me saaksime näiteks mingisuguste kaupade osas või kaubagruppide osas näiteks ennustuse, et mis ta siin meil järgmise kuu lõpuks seis on ja siis aitabki välja selgitada seda, et meil on praegu kaubavarusid on 2026, praegu tellimuspõhine seis on meil läheb 2569, jääb pärast ostu- ja müügitellimusi. Me ostame küll kaupa juurde, müüme ka samal ajal vähemaks ja võtab järgmise kuu ostu- ja müügitellimusi arvesse, mis selleks ajaks laekuvad. Ja paneb siis selle prognoosi otsa, mis siis veel peaks tulema veel lisamüük ja siis see aitab nagu paremini oma laojääke prognoosida. Veelgi detailsemaks me võime siis minna äkki, kui oletame, et meil on 10 000 tooteid äkki ja võimalik on, et me ei müügi igat asja stabiilselt, võib-olla mõnda toodet müüme ainult kord aastas. Võib-olla on mingi kindel klient või keegi, kes alati iga aasta tuleb, võtab paar toodet midagi,
see võib ära ununeda. Siis on võimalik näiteks, et me hakkame ka kasutama sellist liikuva keskmise mudelit, kus siis siin näites on meil, ütleme, 100 000 toodet. Iga aasta me müüme võib-olla, üks aasta müüme võib-olla 30 000 erinevat toodet, teisel aastal müüme võib-olla mingit teist 30 000. Et me pakume küll kõike, aga teatud asjad lähevad teatud algaebaks. Ja mis see mudel aitab, on tuvastada siis, saame siin erinevate variantide puhul validagi, kus on siis ehitatud meil mõõdikud ja lisatabelid ja mudelid, mis aitavad siis meil klikikaupa näiteks muuta, kui me tahaks võrrelda, et kui palju me mingit toodet eelmine aasta müüsime keskmiselt. Kui me vaataksime ajaloos, kui palju me mingit toodet 2 aasta peale müüsime, siis saame vajutada nuppu, et arvutab kõik ümber ja saame pildi, kus ta näitab 2 aasta nende toodete müüd keskmise. Ja praegu me vaatame ka 12 kuud, ütleme tulevikku, võime vaadata kogu oma müügiajalugu, siis me saame ka vaadata, et ta arvutaks kogu oma ajaloo peale, siis iga aasta, miks ta on midagi müünud ja jagab selle siis nii-öelda aastate peale laiali, et saada oma keskmine kätte. Ja saaksime sihukese ülevaate, et mis toodet, mis laos läks siis välja, mis läks müügiks. Me saame näha, palju meil seal laos on hetkel varusid ja saame siis kiirelt reageerida vastavalt sellele. Praegu ongi mul siin tegelikult välja filtreeritud näiteks, et on käinud kõik tooted, mis järgmise 12 kuu jooksul on näha, et lähevad müügiks või on läinud viimase aasta jooksul vähemalt müügiks, mis perioodil on siin välja tuua näha ja saab siis vastavalt reageerida. Kui me nüüd läheksime üks samm veel edasi ja peenemaks, siis me saaksime ja arendame veel edasi, siis me saame ka teha, kus me võtame sisse veel siia ostu- ja müügitellimused samuti. Ja me saame siis kätte nii prognoositud müügikoguse, praegu olemasolevad varud ja siis ka prognoositud varud, mis siis võtab arvesse juba siis ostu-müügitellimuste nii-öelda kas siis ülejääki või defitsiiti ja siis annab meile kiirelt märku, et ahah, aprillis, isegi kui esiteks ta annab ülevaate sellest, et kui meil on puudujääk praegu ostu-müügitellimuste puhul, et saab kiiresti reageerida, kuid ka annab meile ülevaate, et kui meil on praegu on varudest 14 näiteks siin üks toode ja meil on juba ostu-müügitellimustega läheb negatiivi. Ja hakkab puudujääk tekkima, siis me ka annab teada meil see mudel, et ka kui nüüd vaadata viimast aasta keskmist, siis aprillis läks näiteks 4 toodet müügiks. Et siis hakkab meil juba puudujääk tekkima ja samuti me saame siis erinevate ladude vahelt need vaadata. Et kui siin nüüd Pärnus hoopis hakkab puudujääk tekkima, siis me saame äkki võib-olla teisest laost nagu juurde tuua seda toodet. Ja need siis samuti töötavad igasuguste erinevate filtritega, et kui me tahame vaadata ainult, me ei pea 12 kuud detailselt ette vaatama, võime ka ainult 1 kuud näiteks ette vaadata, millele me tahame keskenduda. Võib-olla mõned kuud rohkem, aga et siis me saame täpselt siis süveneda sellele asukohale või laole, sellele kuule, mida me tahame siis varustada ja erinevate näiteks tootekategooriate või tarnijate suhtes. Siuksed erinevad viisid on neid rakendada ja näiteks Power BI enda nii-öelda siis vaikimisi forecast võimalustega on meil ikkagi suhteliselt piiratud võimalused, et me võime küll sedasama ka näiteks rakendada võib-olla tulpdiagrammina, vist peaksin ka saama forecasti, ei, sellega ei taha forecasti lisada, aga ütleme, siiski on meil suhteliselt piiratud võimalused jah, saavutamaks siin prognoosimistulemusi Power BI enda default siis võimekustega. Kindlasti tasub teil proovida kohe koduski, aga siis kui niipea hakkab välja tulema, et on puudusi, siis saab meiega muidugi ühendust võtta. Nii.
Ja kui võtta kokku, siis ka Power BI ennustuse tööriista tulevik on tegelikult väga palju töötav, kuna need arenevad kiiresti, et rahuldada üha keerukamaid ärivajadusi. Täiendavad arendused masinaõppes ja statistilistes mudelites muudavad Power BI veelgi täpsemaks võimsaks tööriistaks. Kindlasti Microsoft üritab kaasa minna sellega, et kasutada oma R ja Python võimekusi ära selles Power BI's ja mingi, et nad võib-olla viivad selle sisse kui uue default siis nii-öelda prognoosimismeetodina. Microsoft ongi öelnud, et neil on veel plaanis tihedamalt integreerida tehisintelligenti ja masinaõpet, et neid ennustusi ja analüüsi paremaks teha. Ja siis ka minna, anda nii-öelda oma sisendit, et kuidas saada leida üles nii-öelda siis paremini nii-öelda andmekvaliteedi puudujääke, et mille parandamisel tuleksid usaldusväärsemad tulemused. Teie saate Power BI ennustamisega, ma arvan, et kohe praegugi alustada, kasutades seda sama siis nii-öelda Power BI enda vaikimisi forecast võimalusi. Kui aga paistis, et mingisugune lahendus, mida me oleme edasi arenenud, pakkus huvi, siis oleme ka proof of concept'i raames kuskil 10 tunni jooksul me saame juba põhimõtteliselt mingisuguse prototüübi püsti teie andmete peale, mille puhul siis saab kiiresti aru, et kas sellest on tolku või mitte ja siis vajadusel saab siis edasi arendada. Tuli ka küsimus, et kui on soov ennustada konkreetse kliendi järgmist tellimust või tellimuse intervalli, kui jah, siis mis on sobiv tööriist, R või Python? Sellisel, kui nüüd me tahaksime selle kliendi tellimuse mahtu ennustada, siis ma läheksin R-teed pidi. Kui me tahame saada intervalli, siis ma pigem läheks, see sõltub siis, kui tihedasti need tellimused siis toimuvad. Et kui me teame ajaloost, et need on mõned korrad aastas, siis ma läheks seda liikuva keskmise teed pidi. Kui ennustada tõenäosust, et kas see aasta tuleb tellimus, siis ma kardan ükski mudel siin ei aita, et sõltub siis sellest, kuidas teil endal suhted on. Et ega me seda maailmaturgu ka täpselt täna ei tea, ütleme nii, et siin viimase nädalaga on nii palju muutunud maailmaturul, mida ükski mudel ei suuda teile ette ennustada. Ja selles suhtes peab ka arvestama siis seda oma andmekvaliteedi osas, et nii liikuva keskmise R-i kasutades kui ka nagu Power BI endas isegi oli seal võimalus olemas, et välistada teatud perioode, mida tuleks kindlasti teha, sest COVID aastad näiteks olid meil sellised, mis muutsid andmed nii keeruliseks ja segaseks, et parem oli lihtsalt anda mudeli see sisendit, et oleta lihtsalt, et oli täitsa tavapärane aasta ja nüüd alustame, et hakka nüüd prognoosima mulle nüüd sellest aastast edasi. Kui nüüd, et täpsustus, et kas on, kui sul on tõenäoliselt läks teise kliendi juurde. Kui klient läheb teise konkurendi juurde. Klient läks teise konkurendi juurde, seda on nii raske ennustada. See on nüüd natukene keerukam, mis ei võta, kuna see siis selline ülesande püstitus, et kui suur on tõenäoliselt, et klient läks mingi teise konkurendi juurde, et seda ei ole meie, kui teil on olemas mingisugune andmestik, te olete hiljem teinud küsitlusi, et teada saada siis, et kas mingisugune klient on läinud teil üle, mis perioodil on läinud üle, mis põhjusel läinud üle, siis me saame, kui teil on endal see statistika olemas, siis selle põhjal me saame arvutada. Muul juhtumil ma kardan, et siin, kuidas ükski teine ettevõte käitub, seda ilma meile sisendit andmata, seda me ennustada ei saa. Paistab, et rohkem küsimusi ei ole hetkel. Siis ma väga tänan, et te meiega siin püsisite, et kuulasite. Kindlasti kirjutage meile, kui teil on küsimusi. Aitame meeleldi, aitame teil
vabalt esimesed mudelid käima saada, prognoosid jooksma saada. Automaatselt need hakkavad teil lihtsalt siis igakuiselt ka nihkuma, et ühekordne töö enamasti ja proovime leida teile konkurentsieelist võimaldavat lahendust. Aitäh, kõik head!